tuleb vaata. Näed, selles ketšupis on 2 kilo tomateid sees. Tõesti? Noh, näed, sildil kohe kirjas. Aga vaata seda. Siin on 3 kilo tomateid, aga pudel on poole väiksem. Näita. Kuule, aga see on odavam ka. Võtame ära. Vanaisa, meie võtsime ka ketšupit. Teie võtsite ka ketšupit. Kas te uurisite ka, mitu kilo tomateid teil selles ketšupis on? 64. 64? See oli alla hinnatud. Siin on 64 kilo tomateid, 2 kotti kartuleid ja 4 tonni Jaani leivapuu jahu. Uskumatu. Kui nad vaid teaksid, kui palju seal vett veel sees on. Toote veejalajälje all mõeldakse kogu magevee hulka, mis kulub toote valmistamiseks. Hinnatakse ka seda vett, mis tootmise käigus aurustub või saastatakse. Veejalajälge on võimalik mõõta ka indiviididel, äridel, riikidel, kogukondadel. Veejalajälge vaadeldakse, kuna selle vähendamine on globaalses aspektis väga oluline. Eestis, kus mageveevarud on head ning ligipääs puhtale veele on kõigil olemas, tundub veepuudus võõras mure. ÜRO hindab, et juba aastaks 2025 elab kuni 2/3 maakera inimestest veepuuduses ning 1,8 miljardit inimest elavad väga tõsises